Nii, me oleme laivis ja täna on meil siin külalisteks Johanna ja Priit, kes on siis sellisest ettevõttest nagu Elsavi, mis on välja kasvanud TFTAC-ist. Saan ma õigesti aru? Just nii. Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus ehk TFTAC. Täpselt. Ja see on siis põhimõtteliselt selline teadusasutus, kui ma nüüd ei eksi, kes siis tegelebki just nimelt toidu poolega ja Elsavi siis kasvas sealt välja. Äkki räägite sellest ise, ma ei pea ise seda kõike rääkima, kuidas Elsavi tekkis ja miks just TFTAC-i kaudu ja kes te olete? Alustaks sellest. Ma hakkan siis ise pihta. Tervist, mina olen Priit siis ja varasemalt olin ma Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia keskuse tegevjuht ja siis nüüd olen siis selle spin-offi Elsavi juht ja räägin siis alustuseks, millega siis TFTAC tegeleb. Et TFTAC pakub teadus- ja arendustegevusteenusena peamiselt siis nii Eesti ettevõtetele kui suurtele rahvusvahelistele korporatsioonidele ja seal on nii biotehnoloogia valdkonnas kui siis toidutehnoloogia valdkonnas ja tõesti on hästi palju Eesti ettevõtjaid tulevad küsimustega, kuidas lisada millelegi valku või vähendada suhkrusisaldust või sellised praktilised küsimused, et tooted oleksid paremad ja meeldivamad siis tarbijatele, atraktiivsemad. Ja mikrobiomi ehk siis selle kõhuelustiku teemaga on tegelikult TFTAC-is tegeletud juba üle 10 aasta. Niisugused kõhuelustiku simulaatorid olid juba aastal seal 2010 olemas, aga siis oli see kõik veel eriti uus ja 2016 aastal siis tekkis see plaan, et hakkaks ise ka pakkuma seda teenust, et inimesed saaksid teada, kes neil siis, mis bakterid kõhus elavad ja millised on kasulikud ja millised mitte ja kuidas nad saaksid siis mingeid muudatusi teha. Ja samal ajal siis oli niimoodi, et turult tuli, või nii-öelda kogu aeg tulid küsimused meile, et aga mida siis tarbima peaks ja ma saan aru, et kiudusid peaks tarbima, aga kust need kiud on või kust ma neid osta saaks ja siis me leidsime, et ei olegi tegelikult turul ka eriti mingid normaalseid tooteid, olid sellised väga odavad kiud ja väga sellised ühe kaupa müüakse ja siis me lõime ka enda tooteseeria. Siis hakkasid põhimõtteliselt tekkima sellised sellised tombukesed juba, et mida võiks eraldi ettevõtmiseks teha, et enam ei ole teadus-arendustegevusteenus, vaid päriselt ongi turule suunatud asjad. Et see mikrobiomi test, millest me siis pärast pikemalt räägime ja siis ka need kiudainesegud. Ja siis algasid koostööd seal toitumisnõustajatega ja sealt on see läinud alates 2016 aastast, nii et seda lugu ma arvan väga pikalt rääkida, aga jah, TFTAC iseenesest on teadus-arenduskeskus põhimõtteliselt aktsiaselts. Ja 18 aastat nüüd peaks juba vana olema. Väga pikka aega. Just. Ja Elsavi seal on siis selline... Ja Elsavi nüüd on siis loodud alles suvel, aga tegelikult on see tegevuseks ju olnud juba üle 4 aasta. Et meil on 5-liikmeline tiim ja suured maailmavallutusplaanid, aga peamiselt, mida me praegu pakume, on siis see mikrobiomi test ja raport siis kõhuelustiku kohta ja kiudainesegude tooteseeria. Aga mida me nüüd siis lisame, me alles alustasime oma podcastiga ja uudiskirjaga, mis on ingliskeelne ja siis lisame erinevaid koolitusi nüüd vaikselt juurde, et põhimõtteliselt teadlikkust tõsta, sellepärast, et tõesti kiudainetest ja kõhuelustiku rollist teatakse nii vähe praegu, eks see on ka see põhjus, miks meie siin praegu räägime. No just. Ma tahtsin küsida, missugused koolitused tulemas on, et need on kindlasti väga huvitavad. No me oleme kuulnud siin, me oleme erinevate sihtgruppidega rääkinud ja meil on siin jäänud kõige rohkem ette erinevad ettevõtjad, kes on kurtnud väga selle üle, et neil on suur energiapuudus. Eks need pole ainult nemad, aga on ka teised, et päeva jooksul ilmselt saab lihtsalt energia otsa ja kuskilt ei ole enam võtta seda. Ja nädala jooksul ei saa üldse nii palju asju tehtud, nagu võiks saada. Ja siis ma nüüd siin alustasin kohe uudiskirjas ka sellest teeme niisuguse eneseteadlikkuse teemadega, et kuidas jälgida ennast ja aru saada üldse, et millised mu harjumused on ja millised keskkonnamõjud nagu parajasti mulle on, et minu enda jaoks oli see hullult oluline ja
selline verstapost, kui ma avastasin sellised tööriistad ja siis vaikselt sai ette võtta erinevaid teemasid nagu uni ja toitumine ja magamine. Et see koolitus, esimene koolitus, mida me plaanime, on selline intensiivne ühepäevane koolitus, kus siis käia läbi kõikvõimalikud erinevad teemad, kuidas tõesti rohkem seda energiat saada. Ja kõhul nii-öelda on muidugi ülimalt oluline roll selles, aga see on alati keerulisem vastus kui üks sõna, et kindlasti on seal ka harjumustes suur harjumustel suur roll, ehk siis uni ja trenn ja liikumine ja nii edasi, et kõikvõimalik, nii emotsionaalne taimtervis ka. Eks, et siis me proovime seda kõike käsitleda, aga siis aja jooksul lisame ka juurde niimoodi, et tekitame selliseid pikemaid teekondasid, selliseid 3-kuulised ja võib-olla isegi 9-kuulised, kus tõesti saab kõiki neid muudatusi siis järjest ellu viia. Et sest midagi maagiliselt ei juhtu ühe päevaga ja me ei arva kuidagi, et on mingisugune maagiline tabletikene olemas, mida on võimalik võtta ja mis kõik mured kohe ära lahendab, et ikkagi on küsimus siin protsessis ja peamiselt ka alustuseks teadlikkuse suurendamise. Et ikka, kui sa ei tea, mida sa ei tea, siis on väga raske hakata mingeid muudatusi tegema või üldse, miks ma seda tegema peaksin ja tõesti kiudainete ja selle kõhuelustiku rolli kohta. Üldse selle osas, kuidas me vaatame iseennast nagu kui inimest, et me vaatame praegu ennast nagu ühte liiki, aga tegelikult me oleme ikkagi väga-väga palju liike koos, tuhandeid ja sellist asja ei ole kunagi olnud, keegi ei ole nagu niimoodi mõelnud endast. Aga palju mõistlikum on endast niimoodi vaadata, ennast niimoodi vaadelda. Sellest saab ka vast pikemalt rääkida. Ja ma olen mul on mõned kommentaarid, viskan siia vahele, et esiteks energiapuudus on tihtipeale seotud ka väga tugevalt toitumisega, millest me täna siin natukenegi räägime. Et üks asi, mis hästi kiirelt aitab energiat taastada, on Dr. Ohira Deluxe probiootikumid, kus on väga palju postbiootikume sees, mis on otsene selline hästi kiire energiaallikas tegelikult kehale. Teiseks, mida ma tahtsin öelda, on see, et eks väga paljuski sõltub nende muutuste elluviimine tahtest, et kui palju inimene ise on valmis selle nimel tegutsema, sest väga palju soovitakse, aga väga vähesed on nõus tegelikult selle nimel ka tegutsema. See tahtejõud on võtmeküsimus kindlasti, aga seda me kuulsin ka palju ettevõtjatelt ja erinevad tegelased tegelikult, kellega me rääkisime, et 1 ja 2 kuud suudad sa suhteliselt ükskõik mida teha, et suure tahtejõu pealt, aga siis kukud ikka maha selle ree pealt. Et küsimus on seal ka kuidagi, et kuidas sa selle emotsionaalse sideme lood sellega, et kas sa teed seda kellegagi koos või sul on mingisugune, ongi, et sul on keegi sõber, kellega sa teed või kogukond või, et see aspekt on kindlasti hästi oluline ära lahendada, sest muidu on lihtsalt ongi, surud ja siis lõpuks, kõige parima tahtmise juures lihtsalt jälle kuidagi keskkond muutub ja tuleb sul mingi puhkus vahele või lähed reisile või mis iganes ja kohe on jälle kõik harjumused läinud. Ise tajusin ka jõulude ajal kohe, kõigelt kukkusin maha, aga siis nüüd sai jälle tagasi võtta, ootasin, et hakkaks uuesti pihta see, et saan õigel ajal tõusta ja samal ajal vähemalt. Ja, et eks see on mul endal ka olnud niimoodi, et korduvalt olen alustanud tervislikumat eluviisi ja läheb asi intensiivseks, tuleb rohkem sellist stressirohket perioodi ja selline harjumuste rutiin on läinud ja kohe kõik muutub. Aga räägiks nüüd natuke edasi ka sellest soolestiku poolest. Ehk siis, mis meil on toimunud üldse, et miks me täna või tänapäeval räägimegi just nimelt sellest, et mida teeb siis soolestik ja kui oluline see tegelikult meil on ja miks tasub seda just nimelt jälgida, mida me suhu me paneme ja kuidas me ennast läbi soolestiku just tervena hoiame. Et äkki Johanna, tahad siis? No Johannale ka sõna. Siin juba jutt läks käima, et ma teen kiire tutvustuse enda osas ka, et ma olen Johanna ja ma olen siis põhiliselt tegelenudki sellise mikrobiomi uurimisega, et kuskil 4 aastat nüüd juba, millest siis peaaegu et 2 siis TFTAC-iga koos ja siis nüüd liikuda Selsaviga edasi. Et see mikrobiomi teema on tõesti väga aktuaalseks saanud ja just kuskil viimase 10 jooksul, et kui varem me
isegi ei teadnud nii suurest mitmekesisusest, mis meil keskkonnas meie sees on, siis nüüd tänu sellistele headele uurimismeetoditele on siis avastatud, et tõesti me elame väga paljude bakterite ja mikroobidega koos. Ja kõik need mikroobid, kes siis meie kehal on ja siis põhiliselt tegelikult just soolestikumikroobid, mõjutavad kogu meie organismi, et mitte ainult siis meie seedimist ja soolestiku tegevust, aga tegelikult ka selliseid süsteeme, mida me isegi ette ei kujutaks, et näiteks siis on soolestikubakterid hästi tihedasti seotud ka meie siis ajutegevusega, meie närvisüsteemiga, et moodustab selline aju ja soolestiku telg, et siis mikrobioom näiteks siis mõjutab seda, et kuidas meie emotsioonid tekivad, meie söögiisud, samuti näiteks sellise stressiseisundiga on seostatud. Et mis me oleme, mida võib-olla inimesed nii palju ei tea, näiteks see, et serotoniin, mis on siis õnnehormoon, et 90% sellest toodab tegelikult toodetakse soolestikus. Et tegelikult see ei sünnigi meie emotsioonid meie peas, vaid meie soolestikus. Ja lisaks siis tegelikult närvisüsteemiga, ka meie ainevahetusega muidugi, südame-veresoonkonnaga ja immuunsüsteemiga. Et tegelikult kogu organism on väga suures ühenduses omavahel ja seal siis on väga oluline roll just meie soolestikubakteritel. Nii, aga kui nüüd tahta seda tervena hoida, et mis on need põhiasjad, mis meil on praegu nagu valesti läinud, et mis on toimunud? Et kuidas me oleme siis sattunud sellesse olukorda, kus inimese mikrobioom on kuidagi kehvemaks muutunud. Me oleme nii-öelda eriti läänemaailmas natuke mitmekesisuse mõttes vaesunud seisundis. Et mis juhtunud on? No, tegelikult ma arvan, et me lihtsalt ei ole ka teadvustanud seda, et me elame nii paljude bakteritega koos ja seetõttu me oleme võtnud kasutusele sellised puhastusvahendid ja meie keskkond on muutunud üldiselt puhtamaks, steriilsemaks, aga selle käigus on ka tegelikult see mitmekesisus vähenenud. Et kui varem arvati, et see hea bakter on surnud bakter, siis nüüd tegelikult me oleme jõudnud seisukohale, et vajalik on selline mitmekesine süsteem, mitmekesised mikroobid. Jah, et see peegeldabki väga kõik need probleemid, mis väljaspool maailmas on väga hästi peegeldavad kõike seda, mis meil sees toimub, et maailmas samamoodi kogu mitmekesisust hirmsasti vähendatakse igal pool, kõik liigid kaovad metsiku kiirusega ja täpselt samamoodi on tegelikult kõhus ka, et võib-olla vihmamets või korallrahud on tegelikult kõige paremad sellised võrdlused, ma arvan, metafoorid, kuidas võiks kõhtu võrrelda, et tegelikult ka seal ei ole see, et mõned kriitilised liigid, mida ei pea üldse palju olema kõhus, võivad olla ülimalt suure tähtsusega, aga sa pead neid kuskilt saama. Ja meil on nii palju töödeldud toitusid, et need ei sisalda otseselt suurt midagi ja siis me sööme ka hirmus palju lihatooteid, muna, piima, see otseselt ei sisalda sul kiudaineid, sul kiudained on ikkagi taimses toormes ja ikka see, mida vanaema ütles, et juurviljad tuleb ära süüa, et see endiselt kehtib, et bakteritele meeldiv toit on siis prebiootikumid ehk siis kiudained ja kiudained on eks Johanna saab rääkida, mis meil kõik erinevad on, eks, aga oluline on just see, et sa saaksid palju erinevaid, et see kogus iseenesest, mida peaks sööma päeva jooksul on nii suur, et muidu võid süüa 10 leivaviilu või nii, siis see ei ole see, mis päästab. Et muidugi peab olema ka palju baktereid, aga kindlasti on oluline see, et neid oleks palju erinevaid. Et
meil on jah, me oleme kolinud eks linnakeskkonda ära, loodusega enam väga palju kokku ei puutu. Ja lapsed enam kuskil otseselt liivakastis ja nägu mudas ka tihtipeale ei ole. Ja siis ongi, sa saad palju, immuunsüsteem on palju nõrgem, sa saad erinevaid allergiaid ja üldse me oleme, kui eelmine sajand oli siis suur võitlus nende bakterite ja viiruste vastu ja võib julgelt öelda, et enamjaolt me oleme võitnud ja kõik maha tapnud, siis nüüd on sellega kaasnenud siis haigused, mis ei levi väga ühelt teisele. Jätame nüüd selle praeguse pandeemia välja. Siis ongi niimoodi, et on inimestel diabeedid ja suur ülekaalulisus, väga palju allergiaid ja väga palju erinevaid selliseid abstraktseid probleeme, mis on sellised, ongi seal äritunud soolesündroom ja erinevad asjad, mida isegi ei osa täpselt öelda, miks nad tulevad või kus kohast nad tulevad, aga reaalsus ongi see, eks, et sul on vaja nagu kompleksina vaadata inimest, et seal ei olegi ühte põhjust, seal ongi elustiil ja elustiili haigused on tõesti nüüd nagu keskseks muutunud ja need on sellised, need peidavad ennast hästi, et väga ei ole aru saada, kuni äkitselt on kõigil suur kriis käes ja siis sellega ma arvan on, mida rohkem inimesi tegeleb ja teadlikult suurendab ja aitab, seda parem. Just ma ütlen veel vahele, et nende haigustega on just oluline see, et ennetaks neid haigusi, sest et kui need on käes, siis nendega on väga raske võidelda, et ei ole nagu sellist ühtset imeravit, mis need asjad ära parandaks, et siis tuleb ikka väga korralikud elustiili muudatused teha ja ikkagi väga süsteemselt läheneda. Ja mul on alati olnud see põhimõte, et ma pigem tegelen kõikide nende asjadega nüüd ja praegu selle eest või selle nimel, et mul oleks ka 10 või 20 aasta pärast väga hea olla, kui et hakata seda siis likvideerima kõiki neid asju, mis tekkida võiksid. Et pigem ennetada. See on õige, see ongi selged plaanid on nendel inimestel, osad tegelised, keda mina jälgin, sellised mõtteliidrid, nendel on alati, nemad selgelt väljendavad, nad tahavad elada 120 aastaseks. Ühel oli vist 110 pandud, teisel 120 ja kui sa vaatad ikkagi sellises ajaplaanis, et mitte, et mida ma homme teen ainult, eks ja et õige juhtimine, enesejuhtimine on ikkagi see, et sa nagu arvestad kõigega ja kõigiga, mis siin planeedil liigub, et sa ei tee samal ajal ka neile halba ja ise proovid olla nii jätkusuutlik kui võimalik, et kui vaadata ainult 2 aastast perspektiivi, siis tõesti võib väga nihilistlikult läheneda asjadele, aga see on kaugele nii ei jõua. Jah, olen kuulnud palju seda, kui inimesed ütlevadki, et aga mul on ju väga hea olla ja ma olen niimoodi hakkama saanud, nagu ma olen elanud. Ometi siis, kui rohkem räägima hakata, tuleb välja, et ma olen ikka väsinud kogu aeg ja ega ma ikka ei jaksa peale tööd midagi teha. Et kõik sellised asjad hakkavad siis välja tulema, et tundub justkui kõik on hästi, aga tegelikult taustal on tohutu selline, mõtleks isegi, et jõuetus muid asju ka teha peale töö. Ja seal kaudu siis tegelikult tahakski natukene rääkida ka lähemalt kiudainetest, et miks on siis need olulised ja kuidas need aitavad meil seda energiat taastada. Et mis siis toimub meie seedekulglas, kui ongi näiteks inimene, kes sööb väga palju liha ja väga vähe just nimelt sellise kiudaine rikkaid toite, et kuidas see siis mõjutab või mida need kiudained teevad üldse meis, et miks me räägime nende olulisusest? Üks asi on kindlasti, mis me juba välja tõime, et kiudained ongi siis toiduks meie soolestikubakteritele, et see mitmekesisus meie organismis säiliks, aga tegelikult on kiudainetel veel teisigi omadusi, et need siis soodustavad meie seedimist, et kiudained on erinevaid, osad siis aitavad just sellise aktiveerida siis seedetegevust ja teised just muudavad seda selliseks stabiilsemaks. Ja samamoodi reguleerib siis näiteks ka meie kolesterooli taset ja tegelikult mõjutabki kogu meie organismi, et kui meie kiudained on siis sellised ühendid, mis siis läbivad soolestiku tervikuna, et meie enda organism ei suuda neid lagundada ja seetõttu need siis jõuavadki sinna soolestiku lõppu,
kus siis on põhiline osa meie soolestikubakteritest. Aga kui meie siis toidulaud on kiudainevaene, siis sinna soolestiku lõppu tegelikult väga palju toitainet bakteritele ei jõuagi. Ja sealt võib-olla tuleb pigem see halb omadus siis kiudainevaeselt süüa. Ja just kui on siis kui kiudaineid on nagu süüa mitmekesiselt erinevat tüüpi, siis ka kasvavad erinevat liiki bakterid ja on saavutatud siis mitmekesisus. Mul tekkis kohe järgmine küsimus, et kiudained teatud mõttes ka puhastavad meie seede kulglat, eks ole? Olen ma õigesti aru saanud? Jah, just. Et mis siis on, kui neid vähe süüa, siis tegelikult me koormame oma seede kulglat igasuguste ainetega, mis tõenäoliselt ei peaks seal olema ja need võivad tekitada ka just nimelt erinevaid probleeme. Kunagi rääkisin ka ühe gastroenteroloogiga, kes ütleski mulle, et väga-väga suur probleem on just nimelt meie elustiilis, see, kuidas me elame ja praeguseks ajaks oleme jõudnud sellesse kohta, kus meil tegelikult ongi tõusmas joones tulemas rohkem ja rohkem just nimelt jämesoolevähki ja selliseid haiguseid, mis on konkreetselt sellise vale toitumise ja vale elustiili tagajärg, et me istume väga palju, me liigutame vähe ja me sööme väga selliseid teistsugust sööki, millega meie keha tegelikult evolutsiooni käigus nii kähku pole veel jõudnud kohaneda. Et kuidas see teile tundub või see mõte? Mina isegi samastakski kiudaineid sellise pudeliharjaga, mis tegelikult võtab seda mustust meie soolestikust välja, et sellised võib-olla sellised nagu teravad või sellised terviklikud, siis kiudained on sellised teralised, siis need aitavadki selliseid jääke soolestikust välja viia, tõmbavad endaga kaasa, seovad sellisesse massi ja siis sellega soodustavadki seedetegevust. Et see on väga õige. Jah. Et ma kindlasti ei kahtle selles arstis ka, kes seda väitis. Aga siit ma tahangi kohe edasi liikuda ja küsida, et kas te olete vaadanud ka seda, et millised seedehäired või haigused on tekkinud just nimelt selle koha pealt, et kuidas saab või õigemini, et millest on siis, no me teame, et meil on kiudainete puudus, meil on bakterite vähesus, aga mis sellega kaasneda võib, et missugused on need haigused, üldlevinumad probleemid, mis inimestel tekkida võivad, mis annaks neile selle aha-momendi, et aga ma võiksin ka vaadata oma toitumist? No, kindlasti on väga üks-ühele seotudki seedeprobleemid, et üks siis jämesoolevähk, mis sa mainisid, sellega on leitud seoseid, et võib olla mikrobiomil ja toitumisel ja samuti ka siis ärritunud soolesündroom, soolepõletikud, et need kindlasti on sellised, mida saab toitumisega leevendada. Aga tegelikult ka vaadates kaugemale, siis muidugi ka ainevahetushäired, et rasvumine, teist tüüpi diabeet on ka kõik meie elustiiliga seotud, et just need kiudained on siis need, mis aeglustavadki meil veresuhkru imendumist ja sellega tegelikult ka reguleerivad sellist siis veresuhkru kõikumist pärast sööki, et kiudained siis aitavad vältida selliseid kõikumisi suuremaid ja sellega siis see on siis hästi suureks probleemiks just diabeedihaigetele ja seetõttu siis ka kiudained on olulised, kui on sellised metaboolsed probleemid.
aga neid on veel, eks ju, kõvasti, et okei, et metaboolsed haigused ja ainevahetuse omad ja seedimisel siis sul on need, mis on haavandiline koliit ja kroonihaigus, kroonitõbi, eks, aga lisaks on veel ju erinevad närvisüsteemi haigustega on näidatud seoseid, mis need Parkinsoni, Alzheimer ja autism, eks. aga samal ajal ka, kuna immuunsüsteem on meil ka kõik õhus, eks ju, ja organismi tõeline kaitse, et siin näiteks praegusel ajal on täpselt see, et organism tõenäoliselt võitleb korraga mitme erineva asjaga ja kohe, kui hiljemalt sealt veebruariks või märtsiks on jõuvarud ammendunud ja piisavalt ei ole maganud ja puhanud ja söönud korralikult ja toitnud, siis nad annavad alla ja ongi immuunsüsteem annab järgi, eks. Et siis on ka tekivad igast allergiad, astmad, põletikud, mis veel seal immuunsüsteemi haigused, psoriaas on näiteks artriit, eks. Väga palju, väga muljetavaldav ja hirmuäratavad nimistud on need, mida kõike see nii-öelda kõhuelustiku vaesus põhjustab, kui immuunsüsteem on nõrgestunud. No ja mulle endale tundub, et väga suur osakaal on sellest ka stressis üks osa, mis tegelikult pidurdab meie seedimist ja samal ajal ka viib kohe meie mikrobiota tasakaalu hopsti välja. Et see ei ole enam see, mis ta oli. Et see annab mingi osa sinna kindlasti juurde. Aga nüüd liiguks edasi ja räägiks natuke mikrobiomi testist. Et ma tean, et see on teil valikus, ka meie müüme seda edasi oma veebilehel, et kes tahab, saab seda sealt osta ja siis testida täpselt seda, et mis toimub seedekulglas bakterite maailmas. Et miks seda teha ja kuidas kellele see vajalik oleks üldse? No kumb võtab? Ma võin otsa lahti teha. Ma arvan, et ühelt poolt, et ikkagi see, et kui sa lihtsalt ühelt poolt, et sa oled huvitatud sellest, mis su soolestikus toimub, aga see ka, et tahaksid nagu ennetada nende erinevate krooniliste haiguste väljakujunemisteks, et kui sul on, no ei tea, erinev ülekaal või alakaal või oled näiteks antibiootikumi kuuri alles teinud, et siis need kõik on head põhjused, aga minu jaoks ta on rohkem selline muutuste katalüsaator. Peaks saada tuttavaks nendega, et see tegelikult ei ole see üks liik, vaid et sa oled väga palju erinevaid liike. Sa näed ka siis, et kes sul seal elavad ja kelle eest sa peaksid hoolitsema. Et selles mõttes, et see on tõesti väga nagu selline isikustamine. Et me alati otsime neid pahalasi, et kes siis on süüdi nüüd selle eest, et ma ei saa hakkama siin oma erinevate harjumuste loomisega, eks ja. Et tõesti, need kõhubakterid on sellised, kes ütlevad sulle, konkreetselt saadavad sulle signaale, et kui sa oled siin väga palju pastatooteid söönud ja iga päev sööd, siis sa tõesti janunedki nende pastatoodete järgi ka kogu aeg või šokolaadi või millegi. Ja see on tõeliselt tugev toime su peas, et sa oled, et ma tahan seda. Ja siis mõtled, et ei, aga tegelikult ma ei taha. Ei, ma ikka tahan. Ja siis selline võitlus, et sa saad siis nendega ühesõnaga tuttavaks, kes seal on ja millistest tuleks loobuda ja kui sa näed, et seal on igavesti vaene see seltskond, siis see on ikkagi sinu enda vastutus siis nagu see kontroll võtta ja oma enda heaolu ja tervise eest, eks, ja hakata mingeid muudatusi tegema. See ei pea olema mingi 1000 asja korraga, aga tihtipeale me oleme nagu näinud, et see test on see, mis nagu lõpuks siis nagu veenab või sa näed ka päriselt, et see on teine asi just kui nagu oma silmaga näha ja kõik see läbi teha versus see, et et ma ütlen lihtsalt, et võiks mõelda endast kui superorganismist, et see jääb sõnade tasemele, siis ta ei registreeru emotsionaalselt. Ja kuna meie mikrobiom muutub meie toitumise muudatustega koos, siis sellega on ka hea jälgida, et kus sa oma teekonnal oled, et kas on vaja veel edasi pingutada või hakkab juba looma. Saab ka selline kaasa, eks ju, saad ka soovitused, et kuidas oma tervist parandada nagu toitumisega, et mida siis peaks tarbima ja meil on siis ka, eks ju, kõrval need kiudainesegud, mis on nagu seeria erinevaid, et siis sa saad ka justkui sealt juurde selle soovituse, et milliseid kiudaineid sul oleks siis tarvis, et kas vees lahustuvaid, mitte lahustuvaid, eks ju, et mida sa peaks lisama, et natukene seal arabiinoksulaani või midagi muud. Ja, täpselt. Mulle väga meeldis võrdlus, et kohe tekkis mõte, et huvitavad, kas need bakterid mu seedekulglas on siis nagu lemmikloomad, aga samas ei ole ka, sest nad teevad nii palju kasulikuma jaoks. Et pigem on see selline... ei ole ikka lemmikloom üldse.
see on ikkagi niimoodi, et sa ilma nendeta ei saa ikka üldse hakkama põhimõtteliselt. Et siis on ka laps, sündides, eks ju, saab laps kaasa emalt ja see on ülioluline, eks see moodustumiseks. Esimese mõne aastaga moodustub tugevalt välja siis see mikrobioom, et ilma nende bakteri kaitseta ei ole tegelikult ikka suurt mitte midagi meil peale hakata. Ja sealjuures ma võin kiiresti rääkida seda ka, et meil oli selle aastatuhande alguses sekveneeriti, järjestati, eks, inimeste genoomi. Ja mõeldi sellisel juhul, et nii, nüüd me teame kõike inimestest, kui meil see on, saame siin hakata kõiki muudatusi tegema ja kõik on korras. Ja siis tuli see nii-öelda geenide arv sealt tuli väga-väga palju väiksem, kui me mõtlesime, et see tuleb. Ja reaalsus oli see, et me panime väga napilt panime mingile ussile ära, ussi geenide arvule. Ja see võttis nagu kohe, et oot, aga mis siis on, kust need siis päriselt tulevad, et mis siis mõjutavad. Ja tegelikult ongi, et aja jooksul need kõik, kes sul elavad, need bakterid, et see geneetiline kood, mida saad bakteritelt, on märkimisväärselt olulisem. Ja see kõik, mis sul siis tegelikult tuleb emalt kaasa, et pooleks on küll inimese geneetiline kood mees-naine, aga tegelikult palju suurem roll on selles osas ikkagi emal ja selle, et sa saad ka terve mikrobiomi endaga kaasa. Et ei, see on ikkagi tugev sümbioos ja me sõltume neist ikka väga palju, aga siinkohal, kui ka mõista selle juures, et meil on võimalik muuta väga palju nagu väga fundamentaalselt seda, kes me oleme. Et kui sa inimese enda geneetilist koodi ei saa muuta, siis tegelikult lõviosa sellest või väga suur hulk on sul ju, ongi nende bakterite, sa vahetad neid välja, siis sa tõesti nagu sa päriselt muutudki kõige sügavamal tasemel sellest, kes sa oled. Ja see on kuidagi nagu selline võimestav minu meelest, et see on tõesti väga sinu enda kätes, ei ole see, et sind osad on talendikad ja niimoodi sündinud ja ei, see lihtsalt on muudatuste tegemise küsimus. Sa pead lihtsalt leidma need põhjused üles, miks teha muudatusi ja siis nägema neid pisikese eduelamusi saama. Just, et see on kahepoolne tegelikult, et üks asi on see, et meie ei saa ilma nende bakteriteta, aga tegelikult need bakterid ei saa ka ju ilma meieta, et see keskkond, mis me oleme neile loonud, meie soolestik, see on nendele täpselt sobilik ja see toit, mis me neile anname, selliseks nad ka kasvavad. Täpselt nii. Ja see oli väga hea selgitus, aitäh selle eest, mulle väga meeldis. Hea, et ma selle küsimuse küsisin. Nii, aga lähme selle testiga edasi, sest mulle on laekunud ka nii mõnigi küsimus selle kohta, et kuidas seda kasutada, et see test näeb iseenesest selline, issand, kus see kaamera on? Näeme hästi, jah. Selline välja. Ja siin sees on siis selline juhend, kuidas teha mingid ampullid, mingid asjad, et kas te oskate ka täpsemalt rääkida, mis siin toimub? Ja, näita seda veel, sul on siin ilusasti seal olemas, et seal on siis tuub, kuhu proov käib, see on selle 3. numbri juures siis. Ja seal juures on ka siis vatipulk, millega saab proovi võtta ja proov siis võetakse välja heitest, selline korra sutsata see vatitikk sisse välja heitesse, siis sinna jääb piisavalt materjali, et väga palju pole vaja ja siis see vatitups tuleb panna sinna tuubi ja abivahendiks on ka siis juurde pandud selline fekaalipüüdja, mis on kohe seal esimene, mis siis on abiks proovi võtmisel ja seal lõpus on ka siis olemas ümbrik, kuhu siis tuub sisse panna ja siis selle ümbrikuga saata laborisse. Sealt juba sammud edasi, kui see proov meile jõuab, meie oleme saatnud selle kiti alguses, siis saadad proovi tagasi ja siis see läheb analüüsimisse ja läheb mõnda aega ja siis saab vastuseks raporti koos soovitustega. Aga jah, see kogu protsess algusest lõpuni, mida nagu füüsiliselt tarvis teha on selline alguses võib-olla see üllatav, et mis mõttes ma pean siin nüüd surkima hakkama, aga ei ole tegelikult ta midagi hullu selles mõttes, et ilusti on seal juhendid kõrval ja kõik on sellise paari minutiga lõpuni viidav ja annab täitsa ära harjuda.
jah, ja siin sees on ka mingi kood, mis tuleb siis alles hoida ühesõnaga see pakend tuleks alles hoida selle hetkeni, kuni see testi tulemused on käes, eks ole? Just, et see kood siis võimaldab logida sisse keskkonda, kus kõigepealt soovime, et täidaksite küsimustikku, siis üldandmed ja ka küsimused tervise, seedimise ja toitumise kohta, et me oskaksime paremini soovitusi jagada. Ja siis selle sama koodiga saab hiljem samast keskkonnast ka tulemused kätte. Väga hea. Ja siis pärast seda igapäevaellu rakendamist nende teadmiste, mis sealt saab, siis tegelikult see toimibki justkui läbi teie koolituste, mis tulema hakkavad, jah? Just, see ongi see tegelikult see nii-öelda puudu olev lüli väga paljudel inimestel, et tegelikult sa võid ju jälgida kõikvõimalikke asju endal siin omal pulsse ja sammu ja unesage, kui tihti sa magad või kui palju sa magad ja kõiki asju, eks, aga kust need päriselt muudatused tulevad, eks, et see on ikkagi see, et sa teed selle pühendumise ära, et sa kellegagi koos lähed siin teekonnale, sa maksad mingisuguse raha, ütled, no nii, nüüd ma teen selle 3 nädalat, on ju, ja siis sealt sa saad neid eduelamusi nii palju järjest ja sa näed, et ma olen saanudki teha, ma olen suutnud sellised pisikesed muudatused teha, et äkki ma suudan siis juba järgmisi ja niimoodi ehitada, eks ju. Et toitumine ei ole kindlasti midagi väga lihtsat, mida muuta, aga kõik me kipume arvama, et ma pean kõik asjad korraga ära muutma. Ja siis on selline perfektsionism, et kas kõik või mitte midagi, et ma siis juba ei tee üldse, eks, et mida üldse muuta ja nii segane informatsioon on kõik ja eks selleks see ongi see küsimus, et selgust on vaja luua, et öelda, et näed, sellised asjad, need kindlasti ja eks aja jooksul kõik läheb üha personaalsemaks toitumine, eks. Et ei ole väga sellist asja nagu ülimalt tervislik toitumine, ütleks rohkem, et on selline vajaduspõhine toitumine. Mingid asjad sobivad sulle, mingid asjad ei sobi, eks, ja siis sul tekibki järjest nagu üha parem arusaam sellest. Et aga ikkagi lõpuks on see küsimus vastutuse võtmises, et sa saad, et kõik teised ei ütle sulle lihtsalt eluaeg vastuseid ette, vaid et sa tõesti nagu omandad neid teadmisi sammhaaval ka selle kohta, et sa teaksid poes, mis seal toimub, et ma olen selle kogu teekonna läbi käinud, siis oli tõesti alguses väga segane kõik see, et mis nagu kõik ju reklaamivad oma toodet, oma toitu, et kui kõige parem ja igale poole on mingid valku lisatud ja rasv on siis hea või halb või kumb ta siis on või ühesõnaga, et ei jaksa sellega tegeleda, ei taha ka, eks ju, et taha rohkem on selline, et tooge mulle see toit ette ja ma tarbin ära ja teeme selle toitumise asja ära. Et siis selline suhtumine. Et seda kõike nagu muuta ja tõesti hakata nautima seda ja selline enesearmastuse küsimus ka, et sulle meeldib endale süüa teha näiteks ja ikka mingi kuskil laupäeviti, pühapäeviti, et pakkuda omale mingisuguse hea maitseelamuse. Aga mida ja miks ja keda sa siis toidad, et see põhjendamine oleks juures ja et selle jaoks on siis nagu siuksed teekonnad, ma arvan, ja need testid väga head. Et kuskilt need muudatused peavad algama. Ja tegelikult soovitused on olemas ka selles tulemuste raportis, mis me välja anname. Seal on sellised väga praktilised nõuanded, et mida sinu mikrobioom siis süüa tahaks ja mida võib-olla võiks vältida või vähendada. Kas te oskate mulle lõpetuseks tuua ka mõned näited, et mis on senimaani tehtud testides välja tulnud, et missugune eestlaste mikrobiota tasakaal üldiselt, et kuidas me rahvusena oleme? Neid uuringuid on tehtud ja ma ütleks, et tegelikult kui ma mõtlen meie klientide tulemuste peale, et siis igal inimesel ikkagi on üpriski erinev see mikrobioom, et paljudel on väga head tulemused ja nii-öelda mitmekesine mikrobioom, aga ikkagi need, kellel on sellised seedeprobleemid, kes juba meile kirjutavadki, et seedimine on paigast ära ja see ja teine asi vaevab, siis tegelikult neil ka seal mikrobiomis on tasakaal paigast ära. See regionaalselt sõltub ka, eks ju kindlasti, et kus sul on nüüd, mis dieeti, nüüd meil on võimalus tarbida igasuguseid erinevaid nagu asju, Vahemere, eks ju, ja kõik on kättesaadav poes, et see on
ei ole see, et Eestis nüüd kõik söövad siin mingit kama ja ma ei tea mida kilu, eks. Et need ajad olid mõnda aega tagasi, et lõviotsas ma arvan, et üldistada saab ikka seda, et hästi palju töödeldud toitu on ja kõik need väga palju kasulikke bakterid, mis aitavad neid taimseid kiudusid siis ühesõnaga lagundada, et need on kadunud ja on vahetatud selliste vastu, mis lagundavad neid hästi lihtsaid süsivesikuid. Ja noh, ongi see on sellest, et süüakse hästi palju jahurikkaid tooteid ja palju suhkurt, rasva. Eks, et ma arvan, et see on selline tugev keskkonnamõju on siin, et me tihtipeale ei anna üldse omale aru, et kui hirmus palju see keskkond meid mõjutab ja kes meil ümber on, et üksiga muuta mingit toitumist, kui sul terve pere sööb mingi täiesti teistmoodi, on põhimõtteliselt see peaaegu maha kanda, et see ürituseks, et jah. Ja mõned aastad tagasi tehti ka selline suur toitumisuuring ja selle raames leiti, et tegelikult keskmiselt söövad eestlased poole vähem kiudaineid, kui on soovituslik. Ja tegelikult seda on ka väga paljudel teistel rahvustel on sarnased uuringud leidnud. Just, meil jääb keskeltläbi pool iga päev jääb puudu. Ja siis nüüd, kuidas sa seda kõike saad, sa pead terve mäe sööma igasuguseid erinevaid asju ja tõesti nagu teadlikult lähenema, et siis on ka see, et kuidas tugevdada neid toitusid, mis on, et lisada nagu kiudaineid igale poole juurde, et tõesti on olnud siin aegade jooksul need valgu olulisus ja suhkur kui halb tegelane ja siis rasv kui hea tegelane või halb tegelane, sellised narratiivid, eks, aga nüüd on see kindlasti jõudnud kiudaineteni ja kõhuni ja bakterite olulisuseni, et kiudude tähtsus või kiudusid igale poole lisada, ma arvan, on väga kriitiline või siis väga hoolikalt vaadata, et sa sööksid tõesti väga palju värvilist toitu ja eks see ongi siis, eks ta on natuke rohkem ikkagi selle taimse toitumise poole liikumine, et võib-olla selline 80-20 jaotus, kui ei taha täiesti muuta, eks ju, omal harjumusi. Et aga see kõik on siuke pikam perspektiiv. Jah, eks liha on ka tegelikult aegade algusest olnud üks kiiremaid viise, kuidas saada teatud ained enda kehasse või seda energiat kätte. Et ta on olnud põhjusega meil menüüs, aga võib-olla lihtsalt tänapäeval on aeg juba nii palju muutunud, meie elustiil on tohutult palju muutunud ja see keskkond, millest me elame, on samamoodi väga palju muutunud, et see nõuab ka teatud sellist arengut toitumise mõttes. Mulle endale tundub nii. Just, arvestada sellega ka, et tegelikult kogu, ega see ikka see sama jalajälje küsimus ka, ikkagi väga-väga suur jalajälg on tarbida siin näiteks veiseliha või sealiha või, et see on ühelt poolt arvesse võtta ja jah, et me ei saa tõesti omal bakterite jaoks kätte seda vajalikku toitu, aga energiat saab tõesti palju, kui süüa valkude ja rasvarohket toitu, eks, et niimoodi me oleme rasva kogunud, aga on palju jätkusuutlikumaid viise, aga see ei ole selline ühe liigutusega tehtav asi, vaid see on selline protsess ja kogu aeg teadlikkuse väike tõus ja kasv. Siin on jälle oluline see tasakaalu moment, et toidulood oleks tasakaalus, et see liha ei oleks suurimas osas, et oleks ikkagi palju erinevaid toiduaineid esindatud. Mul on ka lõviosa elust olnud ikkagi oli liha selline väga prominentne ja tõesti väga-väga palju ja siis seal kõrval oli juustu hästi palju, siis ma ei teagi, et see süsivesiku osakaal jäi väga väikeseks ja pluss üks toitumisnõustaja, kellega sai konsulteerida, kui sa ise jälgid omal toitumist 100 päeva järjest ja siis sai väga palju asju nagu teada ja ma ikkagi ma sõin liiga vähe ja siis ma sõin palju toite, millest ma suurt midagi ei saanud ja siis aja jooksul ongi see nüüd niimoodi muutunud, et nüüd ma olen siis näiteks siin loomalihatoodetest ja linnuliha ja neist täiesti loobunud ja ikka saab oma energia kõik kätte ja polegi kordagi nagu igatsenud, et ma ei oodanudki, et see kuidagi nii lihtsasti see muutus toimub, aga oli. Aga eks igal asjal oma aeg, et ma ülipalju aastaid ei ole isegi kaalunud seda. Väga vahva. Teiega on väga mõnus rääkida, et lõpetuseks tegelikult ma tahan ühte asja küsida, et te annaksite nüüd siin otsade kokkutõmbamiseks ja selle laivi lõpuks siis ka
ühe või kaks sellist väga head soovitust, mis teile endale tundub, et millest alustada? Mina võib-olla soovitaks toitumise osas, et asendada sellised valge nisujahutooted täisteraviljatoodetega, et see on nagu üks esimesi lihtsaid samme, et muuta oma toidulauda siis bakterisõbralikumaks, mikrobiomisõbralikumaks, pakkuda neile siis just seda toitu, mis nad vajavad. Ma teeks sammu veel rohkem ettepoole, et üleüldse teadlikkust suurendada, siis ma just siin uudiskirjas räägin sellest sellel kuul, et eneseteadlikkuse suurendamisest läbi küsimuste, igapäevaste küsimuste. Et lihtsalt jälgida asju, mis sinu jaoks on olulised, mitte võtta 100 uut harjumust, vaid kirjutada need asjad, mõningad asjad ülesse, mis on nagu oluline sinu jaoks ja siis võtta 5 minutit iga õhtu, et panna omale hinnang, anda omale nagu 10 palli skaalal hinnang pingutuse osas, et kas ma andsin endast parima, et teha seda. Ja see võib päris julm asi olla, mida nagu öelda, sest kui sa väidad, et see asi on sulle oluline, siis sa vaatad päevast päeva, et ei, ma ikka ei tegele. Aga siin ei ole mõtet see, et sa võtad 100 asja endale, vaid just need, mis sa tead, et on olulised. Ja toitumine on üks neist, aga see ei pea tingimata asi olema, millest alustada. Aga tõesti see teadlikkus siis niimoodi kasvab samm-sammu haavalt, eks ju, pisikesed, et sa hakkad protsessi hakkad nautima ja vaatama protsessi, mitte seda meie lõputut kinnisideed selle tulemustega, et ma pean kogu aeg nägema mingeid tulemusi. Ehk siis küsida küsimusi ja iga päev siis võtta 5 minutit, et vastata neile. Ja kui veel lisada sellist, et sa kindlasti teed seda, siis võtta üks inimene, kellele sa ütled ka seda iga päev, saadad need kuidagi need tulemused. Et sellest ma räägin seal lähemalt ka see kuu. Et ma võtaks nagu selle alustuseks. Ja ma lisaks sinna otsa veel, et tasub enda vastu hell olla, et kui kohe ei jõua kõiki neid eesmärke täita, et sellest pole ka midagi, et tegelikult see ongi üks teekond, mitte lihtsalt enda materdamine. Just, et tegelikult need kõik asjad lõpus on selles mõttes, et sul tulevad alati uued probleemid, uued küsimused, uued eesmärgid, need ei saa kunagi otsa. Pigem on ikkagi see, et ühe päeva kaupa ja nautida seda protsessi ja parandada oma protsessi kogu aeg, mitte nendele eesmärkide peal hirmsasti elada, sest et me oleme midagi saavutanud, siis te teate küll, milline tunne on, kui sa saad selle asja kätte, mis sa tahad, siis on mingi 10 minti on väga meeldiv ja siis sa oled, et okei, et mis nüüd järgmine siis on. Et see ei ole väga nagu, ei vii kaugele. Jah. Pigem väikeste sammude haaval ja kui tõesti kohe algselt suured eesmärgid ei õnnestu, siis võta väike asi. Tõusin täna voodis püsti. Jäi. Et ka see on. Ja, see on mulle kõige raskem, ma arvan, nii et hommikul oli jube. Ja, või ärgata õigel ajal on ju. Aga aitäh teile selle vestluse eest. Oli väga põnev, mulle endale väga meeldis teiega jutustada siin. Ja ma loodan, et inimesed said siis natuke ka seda infot juurde, et kuidas siis ennast hoida, enda seedimist hoida, enda tervist hoida ja mismoodi seda mikrobiomi testi kasutada. Et seda saab siis Elsavi lehelt ja ka meie ohira.ee veebilehelt osta. Super. Aitäh teile! Aitäh sulle, Reelika ja aitäh Johanna! Väga äge, kirjutage ükskõik mis küsimustega ja hea meelega vastame. Täpselt, jälgime neid küsimusi ka, siis saame neile vastata järjest. Just. Ja nägemist!